Tervist, rahvas! Kas lihast on juba siiber? Teeks vahepeal midagi muud. Ja täna teeme midagi eriti head ja hõrku. Ja ajendiks sai see, et meil kasvab köögis selline pott. Ja näete, siin on punased tšillid. Ja naine ütleb, et nüüd on vaja kähku teha sedasama asja, mida me tegema hakkame, sest tšillid on punased, need on vaja ära kasutada. Ja korra ma juba tegin. Ja ma olin ettenägelik, kui ma ostsin krevette, mida me täna teeme, siis ma ostsin 2 pakki. Neid müüakse külmutatud olekus, täitsa jääs. Et tasub vaadata, seal on paki peal ka kirjas jääprotsent, veeprotsent, tavaliselt on see 20-25. Et kuidagi nad on paksu jääga kaetud. Ja ideaalis tuleks nad siis eelmisel päeval tõsta tavalisse külmkappi ja niimoodi aeglaselt sulatada. Ütlen ausalt, mina tegin nii. Võtsin pakist välja, panin sõela peale, lasin külma vee peale, jää natuke sulas, tegin selle külma natuke leigemaks, jätsin seisma, pärast lautasin nad käteretikule laiali, seal nad vaikselt sulasid, siis võtsin teise puhta retiku, panin peale, tupsutasin kuivemaks, et kui ma panen pannile, et siis ei pritsiks seda vett ja nii edasi. Vaat selline lugu, nii et see on üks väga mõnus ja ka lihtne söök. Samas tuli mõte, et on seda mõtet teha, et see on suht levinud. Paljud kindlasti teavad, aga paljud kindlasti ei tea, sest vaadates sõber Arvo Kassini videosid, siis seal on üks vaadatumaid videosid on hakklihakaste. Praegu ma siis tükeldan ära küüslaugu. Siin ongi 2 koostisosa, küüslauk ja tšilli. Natukene näpuotsaga soola ja loomulikult praadimiseks õli. Ja küüslauk sobib selle toiduga väga hästi, seepärast ma ei kuunerda. Ja täpselt samamoodi tükeldame tšilli. Eelmine kord, kui ma tegin, võtsin siit samast taimeküljest ja vaatasin, et vist jääb väheks. Võtsin teise veel. Pärast, kas just tuld me just ei sülitanud, aga oli päris kreftine. Nii et piisab ühest, aga kui te teete ja ei tea tšilli kangust, siis maitske natuke. Ja läheb kõige seemnetega peeneks. Nii, sellest hetkest ei tohi enam sõrmi ninasse ega silma ajada, sest võib juhtuda midagi ebameeldivat. Ja tegelikult läheb sinna ka peterselli. Kuna meil läheb siin päris kiireks see tegemine käib hästi ruttu, siis ma tükeldan kohe ka peterselli ära. Nii, ettevalmistused tehtud. Teeme tule alla. Õhtul pööras tuuliseks. Loodame, et see tuli jääb siin põlema.
ma ei ole varem selle panniga süüa teinud. Ma tõin selle Soomest koos selle põletiga. Ma tahtsin seda põletit, mu autoklaav käib selle peal ja pann oli kaasavaraks kaasas. Ma põletasin selle panni puhtaks, nii nagu käib. Määrid õliga kokku ja kõva tuli alla ja ajasin panni peaaegu punaseks, nii et pistsin käe kogemata lähedale, siit õhkas nii kuuma, et mul oli tõsine vill siin pöidla peal. Ja täna siis proovime, vaatame, kuidas õnnestub. Nii, küüslauk ja tšilli läheb pannile. Tõsine tuul on, jah. Panen lisapõleteid, et ikka sooja saada. Peab siia mingi tuulekaitse ümber tegema. Nii vaikselt juba protsess käib. Ma loodan, et see teine kaamera võtab ilusasti kõik videosse, siis näete, mis siin toimub. Ja kuumutame tšillit küüslauku 30 sekundit, 40 sekundit sinna tuuri. Ja siis lähevad kohe krevetid peale. Juba meeldiv kreveti aroom tuleb. Krevetid hakkavad kohe heledaks, roosaks minema. Selles staadiumis panen näpuotsaga soola. Põhiline, et ei küpseta üle, siis lähevad nad kummiseks. Ta peabki olema selline õrnroosa, siis on see mõnus õrk. Aga ta hakkab varsti juba looma. Ta läheb roosaks ja krevetid lähevad niimoodi selja pealt lõhki.
ma arvan, et on valmis. Panen tule kinni ja nüüd on see hetk, kus läheb peale petersell. No kas pole kena? Üks näputäis jäi mulle veel siin järgi seda peterselli, panen selle ka ära. Ja loomulikult käib mereanni juurde sidrun. See on nii väärtsa kumm, et seda tuleb süüa nüüd oma lähedaste inimestega. Ja minut hiljem on käes pidulik degusteerimishetk. Palun. Aroom on super. Ma ei tea, midagi on mu süljenäärmetel viga. Kohe tunned, et takistab rääkimist ja manustamist. Nii, siin pole nuakahvliga. Jah, me oleme ka nosinud niisama näpu otsas. Me ju teame, mis see on. See on üks meie lemmikuid. Ja nagu mul meeldib öelda, et sööme nagu rikkad krevette, mereande. Et see on tõesti selline eliit, minu arvates eliit. Võib-olla lugupeetud vaatajad söövad seda iga päev ja mõtlevad, et millest sa räägid. Seekord on tšilliti paras jagu. Jah, eelmine kord ma panin 2 tšillit, siis me sõime, et noh, terav, kannatab süüa, aga võiks vähem olla. Siin on paras. Ja kui puudu jääb, siis võib siia sidrunit juurde panna. Ma panin, on just tunda selline kerge mekk, et ma isegi ei paneks juurde, et väga paras on. Minu jaoks võiks isegi peterselli natuke rohkem olla, aga tšilli on mõnus. Ja ilusti tuleb lupsti kohe välja. Ja kui vaadata viimaseid, mis kauplused saadavad kliendi pakkumisi, Maxima, kõigil on krevetid seal. Noh, on kooritud, koorimata. Minul on siis kooritud krevetid. Väike sabanuts on küljes ja võib teha ka koorimata praed ja siis pärast nosid siin taldrikus nagu vähkikoorid. Aga nii on mugavam. Ja just peale suuri lihasöömisi selline mõnus
kerge, väikse roosa veiniga. väikse külma roosa veiniga, suveveiniga. Me nüüd manustame edasi. Kui teile meeldib, siis pange like, minge poodi, ostke krevette, tehke, proovige, kui te varem ei ole teinud. Soovitan soojalt. On ka isevärki inimesi, kes ei söö krevette, aga soovitan ka neil proovida. Äkki hakkab meeldima. Hästi mõnus asi. Saaks midagi siia kasta siia sisse. Siia patat oleks võinud olla. Jah, see hea vedelik. seal